Tere tulemast kuulama Arko Akadeemia podcasti kinnisvaraturu ülevaatest. Minu nimi on Elar Tamm ja ma olen Arko kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner. Pakkumiste arv on madalseisus, hinnad on teinud hüppe üle kogu Eesti ja kinnisvaraturg näitab ka mõningast rahunemismärki. Minuga on täna teiega koos Mihkel Eliste Arko kinnisvarabüroo analüütik ja kutseline hindaja. Tere, Mihkel! Tervist! Räägime kinnisvaraturust. Esimene asi, mis jäi ka turu ülevaates silma, mille sa oled just kokku pannud, on see, et pakkumiste arv on jätkuvalt madalseisus ja ei näita siis positiivset märku, et kinnisvara tuleks turule rohkem juurde, kui ära müüakse. Jah, täpselt nii, et see probleem on meil, kui seda siis probleemiks kutsuda, et on juba pikemat aega olnud. Et nüüd kolmanda kvartali näitel me küll nägime väga tugevat siis ehitustegevusega alustamist kinnisvaraarendajate poolt eeskätt Tallinnas, aga sealjuures siis reaalselt nende kõikide projektidega ei ole veel alustatud. Aga vaadates palju siin kinnisvara hindamine sagenenud on näiteks arendusprojektide osas ja kuulates, mis pangad kui finantseerijad räägivad, siis järgmise aasta esimeses pooles on arvestatavas mahus kinnisvara arendajatel plaanis uued projektid turule tuua. Ehk tänane see pakkumiste arvu madalseis võib siis peatselt pöörduda ja pakkumiste arv hakkab suurenema eeskätt uute korterite osas, mis siis kusagil vähemalt 6-kuulise viitajaga toob turule ka arvestatavas mahus järelturu pakkumist juurde. Kui täna rääkida sellest, et järelturu hinnakasv on 2021. aastal tugevalt ületanud näiteks uute korterite hinnakasvu, siis peatselt see tõenäoliselt on pöördumas ja me siirdume tagasi trendide juurde, mis olid enne koroonapandeemiat. No see on positiivne. Räägime sellest, et uue aasta algusest võime siis näha sellist pakkumiste mahu kasvu. Tuleme Harjumaa juurde ja Tallinna, tegelikult täpsemalt Tallinna juurde. Mis praegu, mida sa oma töös ära tõid kokku pannes kinnisvaraturu ülevaadet, mis on Tallinna seis hetkel? Tehingu vaates siis? Tehingute arvu vaates, suvel tehingute arv tuli alla võrreldes selle eufoorilise tarbijakäitumisega, mis meil märtsis, aprillis ja ka maikuus oli. Et osaliselt see oli hooajaline, ehk siis me iga-aastaselt näeme seda, et nii kui ilmad lähevad soojaks, inimestel hakkab puhkuse periood, siis selline elamispinna ostmise intriig korraks läheb tahaplaanile. Ja lisaks see aasta siis oli asjaolu, kus sellel samal kevadisel perioodil väga paljud meelelahutusasutused olid kinni nende koroonapiirangute tõttu. Ja suve alguses siis neid piiranguid leevendati. Ja kui inimesed ei olnud saanud ennast välja elada suhteliselt pikka aega, siis samamoodi kinnisvaraturul avaldas kohest mõju. Et samas, kui me nüüd sügisel vaatame, mis tehingute arv teinud on, siis juba septembris me nägime väga tugevat hooajalist kasvu jälle. Eks üle-eestiliselt ligi 20% võrra hakkas tehingute arvu suurenema võrreldes suvekuudega. Ja hetkel siis oktoobri lõpuseisuga paistab, et me oleme enam-vähem sama aktiivse kinnisvaraturu juures Tallinnas nagu aasta aega tagasi. Tehingute arv on jätkuvalt üle pikaajalise keskmise, et meil tehakse rohkem tehinguid kui näiteks 2019. Ja arvestades, kui vähe pakkumisi meil on, et kogu see taustsüsteem viitab sellele, et hinnakasv selgelt jätkub. Et hindade kasv on olnud viimastel kuudel küll oluliselt aeglasem kui seal aprillis või maikuus, eeskätt tüüpkorterite osas. Aga me ei näe siis mitte kuidagi, et kinnisvara hinnad langema peaks, et kui mõni kuulaja seda hirmsasti ootama peaks. Ma usun, et on neid küsivad, et kas kinnisvara hinnad on langemas ja millal, aga nagu ka Mihkel just ütles, et pigem seda ei ole näha ja seda ennekõike selle baasit, et tegelikult ju nõudlus on tunduvalt suurem kui pakkumine seda võimaldab, et see on juba üks, atribuut või üks argument. Jah, täpselt nii, et me oleme täna ikkagi olukorras, kus tööpuudus on vähenemas, tööhõive on kasvamas, eluasemelaenu intressid olid augustis ajalooliselt madalamal tasemel Eestis. Ma ei näe täna ka, et suurenenud konkurentsi taustal krediidihind lähikuudel peaks kasvama hakkama. Isegi kui kinnisvaraturul täna püstitame eelduslikku positsiooni, et majanduslikult midagi läheb halvemaks, mis peaks siis ka kajastuma kinnisvaraturul, sest ma arvan, Eesti kohalikud krediidiasutused on
mitte kutsugem neid kasumiahneteks, aga nad üritavad oma positsiooni turul selgelt suurendada, et ma arvan, et nad ei kiirustaks rahahinna tõstmisega. Et täna me oleme pigem olukorras, kus kõikvõimalikud osapooled turul, nii ostjad-müüjad kui ka finantseerijad võib-olla on kohati liiga optimistlikud. Et me kõik, kes turul tehinguid teeme või soovime neid teha, me kõik oleme panustanud sellesse, et hinnakasv jätkuks. Just. Kui korterituru kõrval vaadata näiteks elamuturu statistikat, siis nagu sa ütled turu ülevaates, siis nägime septembri vältel juba mõningast turuaktiivsuse langust või alanemist. Mis sellega toimub? Miks nii? Elamuturu seal samamoodi, ütleme, pakkumine on nii õuke üle-eestiliselt ja kuna sellist uusarendust jaksavad väga vähesed osta ja kuna ehitushinnad see aasta on siis teadupoolest väga tugevalt tõusnud, siis seal lihtsalt olemasolev pakkumine ei suuda seda nõudlust enam rahuldada. Et enamikes piirkondades Eestis me oleme eelmise ja selle aasta vältel näinud kogu selle kasvutsükli vältel siis kõige aktiivsemat elamuturgu ja arvestades siis demograafilisi tegureid, mis tähendab siis seda, et eeskätt laulva revolutsiooni perioodil sündinud tarbijaskond siirdub täna korteriturult üksikelamute turule ja võib eeldada, et see trend jätkub ka veel, ütleme siin väga aktiivselt vähemalt 3 aastat, võib-olla isegi rohkem, kuna ka korteriturul me siis tegelikkuses ootasime sellist tehingute arvu langust või siis edasise kasvu vaibumist juba kusagil aastast 2017. Me ei ole seda tänaseni tegelikkuses näinud, ehk siis me võime neid demograafilisi tegureid nii üle kui ka alahinnata. Et see on suhteliselt selline pikk protsess ja konkreetsed arvutusi sealt teha, et palju tehingute arv nüüd iga aasta olema peaks, on sisuliselt võimatu. Aga üldplaanis jah, ma prognoosiks elamuturul üle-eestiliselt väga positiivse turusituatsiooni jätkumist nii järgmine kui ka ülejärgmine aasta. Maakleritelt ongi tagasiside olnud, et mis seal salata, et ei ole midagi pakkuda, et rääkisin siin ühe Viljandi maakleriga, kes muidu ütles, et alati oli mõne metsatuka sees üks lagunev talu saada ja kusagil oli ka Viljandi sees olid mõned võib-olla 60. 70. tüüpi antsustiilis eramud. Täna ei ole kahjuks midagi saada ja kui on, siis loomulikult sellise hinnaga, mis siis tegelikult läheb ka kaubaks, et me võime öelda ühelt poolt, et ta on väga kõrge, aga teiselt poolt meil ju jätkuvalt nendele vanadele talu urtsikutele leidub ostjaid. Jah, täpselt nii, et ma üks päev viitajaks vaatasin kurvastusega, et kuidas mu kinnisvara flipitud projektidel on peale seda läinud, kui ma need ära olen müünud. Ja siis ma olen aru saanud, et kui ma ei oleks need ära müünud ja täna tööd ei oleks teinud mitu aastat, siis ma tõenäoliselt oleksin jõukam, kui siis ma need ära müüsin. Aga kes seda ette teab, et selles suhtes ja Eesti väikelinnades sellised kuni heas rahuldavas seisukorras üksikelamud maksid siin veel 2017 näiteks kusagil 70-75 000 keskeltläbi nii Rakveres, Viljandis kui Haapsalus. Need samad üksikelamud maksavad 130 000. Et see hinnakasv ületab selgelt nende väikelinnade ostjaskonna palgakasvu või ka nende säästude kasvu tõenäoliselt. Et see, et meil siin selle aasta sügisel tuli see teise pensionisamba raha vabastamine, et see on ajutine leevendus olnud väga paljude jaoks, et seda sissemaksuraha korraks suurendada. Ja seda me oleme ka siis turul selgelt näinud väikelinnade osas viimaste nädalate jooksul, et kui seal turuväärtus paberi peal täis ei tule, et meil jääb kusagil 5000 eurot puudu, siis hetkel tundub, et see ei ole nagu enam küsimus, et see raha kuskilt leitakse. Et ma ei ole inimesi küll küsitlema hakanud, et kust te raha saite, aga võib eeldada, et selle päritolu tõenäoliselt on mingisugune pensionisammas või mingid muud investeeringud, mis on suhteliselt likviidsed, siis kähkurahaks suudetud teha. Seda on küll kasvõi maakleride ja turult, et klientidel likviidset vara või sularaha on ja otsitakse. Hiljuti kohtusin ühe kliendi, kes ütles, et Elari, mul on 60 000, mis ma sellega teen, kuhu kinnisvarasse ma selle võiksin panna, et kas mingi maatükk, kas ükskõik mis, milline vara või ütleme kinnisvara, mis siis võiks natuke siis seda väärtust hoida paremini kui see raha ise, kui inflatsioon ta ära sööb. Võib-olla jõuamegi sinna, et maa hind üle Eesti, mis sellega toimub? Kui me elamumaast räägime, siis seda mõjutavad põhimõtteliselt need samad tegurid, mis mõjutavad üksikelamute turgu.
et me oleme alates koroonapandeemia algusest näinud seda, et kinnisvaraarendajad on hakanud eelmise buumiaegseid nii-öelda põllupealseid arendusi taaselustama. Eks need on hakatud ühest ettevõttest teise tõstma, mis periooditi on tehingute arvu väga kõrgeks meil ajanud. Et näiteks siin selle aasta teises kvartalis meil üle-eestiliselt tehti üle 700 hoonestamata elamumaa tehingu. Nüüd kolmandas kvartalis me rääkisime kusagil natuke üle 300 ühikust. Et selles suhtes selline väga volatiilne turg iseloomustab seda, et arendajatel on üsna suured plaanid, et pakkumist lähitulevikus suurendada. Et üksikelamute arenduseks sobilike maade turu, ütleme, kui me seda spekulatiivsest positsioonist vaatame, siis seda on oluliselt keerulisem täna teostada kui aastatel 2005, 6 või 7, kuna see finantseerimise pool on pigem halvenenud, et me räägime seal projektides üsna suurest omakapitali mahust, mis tähendab seda, et need arendajad tahavad oluliselt rohkem kasumit teenida. Aga arvestades neid samu demograafilisi tegureid, siis hoonestamata elamumaade turusituatsioon peaks suhteliselt positiivne püsima lähiaastatel. Ja seda siis Tallinnast tõenäoliselt järjest kaugemates piirkondades, kuna inimesed üritavad leida järjest odavamat kinnisvara ja nad on seetõttu nõus kolima suuremates keskustest eemale. Et selles suhtes eelmise aasta, ütleme kevades kuni selle aasta sügiseni, siis väga paljudes väikelinnades kasvõi Eestis hoonestamata elamumaa hinnakasv on olnud väga kiire. Me räägime siin teatud elurajoonides mikroasuva baasil seal 100 või rohkemas protsendist aastas. Et sealjuures võiks eeldada, et nende maade hind lihtsalt oli alahinnatud väga pikka aega, kuna meil demograafilisest situatsioonist tulenevalt lihtsalt ei olnud nii palju nõudlust. Et täna me oleme jõudnud olukorda, kus pakkumine lihtsalt on jällegi liiga väike ja ei suuda seda nõudlust rahuldada. No mis siis tähendab seda, et ka väikelinnades on näha, et pigem ka hoonestamata elamu müük läheb järjest linnast eemale, võtab siis nagu ütleme põllumaadest tükke või võtab siis linna äärelinna, näiteks Haapsalus, Paralepa, Rohuküla poole järjest nagu laieneb. Ja ma arvan, et üks nendest aspektidest on see sama rongiliiklus, uue taristu lisandumine. Ehk inimesed tegelikult, kui sa täna Tallinnatki vaatad, võib-olla tulemegi korraks Tallinna juurde, et me kunagi rääkisime sellest trendist, et Aegviidus on parkla autosid täis raudteejaamas, sellepärast et sa saad seal kahetoalise korteri oluliselt teistsuguse hinnaga kui Viimsis, aga sa saad väga kiiresti linna. Kas see trend on siis see, mida sa räägid, et see jätkub? Et me tegelikult näeme veel rohkem autosid seal parkimas ja suuremat nõudlust rongiliikluse järgi? Ja, tõenäoliselt on see nõnda, et ütleme, mida kallimaks kinnisvara eeskätt Tallinnas ja selle lähiümbruses läheb, seda rohkem inimesi see sunnib kolima nendesse nii-öelda ääremaastunud keskustesse ja nad liiguvad siis eelkõige nendesse piirkondadesse, kus on väga hea tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur. Ehk kus sul on koht, kuhu laps lasteaeda panna, laps kooli saata ja ise kiiresti siis Tallinnasse või mõnda muusse Eesti suuremasse keskusse tööga seotud põhjustel siis rännata. Et selles suhtes need väikelinnad, mis Eestis on, kus kinnisvara suhteliselt odav on olnud siiamaani, et võtame, ma ei tea, Loksa või Paldiski või Kuusalu või Kehra, mis siis Tallinna nii-öelda suure ringi äärealadel on, et võib eeldada, et olenemata nende keskuste nii-öelda madalamast jätkusuutlikkusest kinnisvara hindade kasv seal selgelt lähitulevikus jätkub, kuna sellist alumisotsa kinnisvara potentsiaalset ostjat on lihtsalt nii palju. Et eestlane on siuke tarbija, kes üürimisega ei taha leppida, et kõik tahaksid hirmsasti midagi omada ja kui selleks on võimalus, siis nad on minemas selleks kaugemale nendes piirkondades, kus nad tegelikuses elada tahaks. Et see, kas see nüüd on mõistlik, see on juba omamoodi nii-öelda arutelu, aga tuues paralleeli eelmisest buumist, siis just need samad piirkonnad olid ka need, mis kõige tugevama laksu sisse said, kui see asi lõppes, et kui me Tallinnas tüüpkorterite puhul näiteks seal 2009-10 rääkisime keskelt läbi 60% hinnalangusest, siis nendes väikestes alevikes mööda Eestit kusagil väikelinnade 10 kilomeetri raadiuses olevas ringis kukkusid seal võib-olla 80
võib-olla ka 90% teatud segmentides. Et meil on väga palju keskusi, kus kinnisvara endiselt ei maksa sama palju nagu 2008 kevadel. Ehk siis seesama, et eestlane on kinnisvara usku või eestlasele tegelikult meeldib omada. Näed sa üldse, et see muutuks või kas uus põlvkond tegelikult, kes tuleb peale, ütleb, et mul pole vahet. Ma ise vaatan kasvõi oma nagu vanemate laste pealt, kes on uus põlvkond ja ma ei näe, et see muutuks. Nemad mõtlevad ikkagi kohe omamisele. Mihkel, mida sina näed? Jah, ma arvan, et see tahes tahtmata muutub, aga see mõttekäik tõenäoliselt jääb samaks. Ehk siis osaliselt see on hea, sest inimesed on motiveeritud tööl käima. Meil on seda vaja, et majandus kasvaks ja kõigil nii-öelda parem olla oleks, et kui kõik loobuksid, et me nüüd tööd ei viitsi teha, et lähme kolime kuskile Tallinnast eemale Järvamaale keset metsa paneme telgi püsti, et siis see ei ole sotsiaalselt ega majanduslikult kellelegi nagu hea, et inimesed hirmsasti omada tahaksid midagi, et kindlasti see ettevõtjatele ja tööandjatele on positiivne. Aga ma arvan, et see trend lihtsalt, omamise trend siis on languses ja on juba pikemat aega languses ja see eeskätt sellel aastal on siis süvenenud ja põhjus on siis väga lihtne, nad lihtsalt ei jaksa osta. Et sellest emotsioonist, et sa tahaksid midagi soetada, sellest on vähe abi, kui sul ostujõudu ei ole. Et ma arvan, eeskätt Tallinna puhul me siis lähimate kümnendite vältel näeme järjest rohkem tõenäoliselt sellist segregeeritust ja diferentseeritust siis ostujõu vahel. Et meil Tallinnas näiteks pole täna ühtegi getot, sellest on palju juttu aastaid olnud, et ma arvan, see on aja küsimus, kui nad hakkavad kuskile tekkima või siis need tekivad kuskile Tallinna lähiümbruses, olgu selleks siis Maardu või mõni muu analoogne koht, kus võib-olla see sotsiaalne kindlustunne ei ole nii hea kui näiteks Tallinnas. Aga ma arvan, et laias laastus me ei pääse sellest, mida suuremaks elanike arv Tallinnas kasvab, varem või hiljem me hakkame nende probleemidega ka tegelema, mis on nii-öelda läänemaailmas. Ühe teema, mille ma tahan sisse tuua, sa oma või turu ülevaates ka kirjutada, et kasvas tehingute arv oma vahenditest, ehk kapitaliseeritus või inimestel on raha ise teha oma vahenditest tehinguid võrreldes siis pangalaenuga. Räägi natuke sellest, et ma saan aru, et täna intress on pigem olnud languses ja raha laenamine peaks olema väga apetiitne, aga inimesed teevad tehinguid oma rahast, on nii? Ja täpselt nii, et selle aasta siis, ütleme eelmise aasta sügisest alates väga kõrge see tehingute arv ei baseeru siis nii suuresti mitte väga aktiivsel laenuturul. Et laenumahtude arv on ka muidugi selgelt kasvanud samaaegselt, kui tehingute arv on suurenenud, aga inimesed siis ei finantseeri ennast üle. Ja pigem me näeme seda, et seda kinnisvarasse paigutatud raha on hakatud paigutama mingisugustel muudel põhjustel. Nad on ajendatud kas sellest, et meil on see sama kasvanud inflatsioon, on nad hästi palju uudiseid lugenud, ennast kurssi viinud, et tõenäoliselt mitte. Ma arvan, et suuresti neid tehinguid on tehtud lihtsalt sellepärast, kuna inimesed nende ümber on hakanud siis tegelema kas investeerimisega või siis on mingil muul põhjusel seda kinnisvara soetama asunud, et kui sul kõik sõbrad on uue maja ostnud ja sa endiselt kuskil 3-toalises korteris elad, siis võib-olla nad on emotsionaalselt nii-öelda mõjutatud sellest ja on soovinud ka seda tehingut teha, et siin võib väga palju nii-öelda põhjuseid selle taga olla, aga üldplaanis jah, kui eelnevatel aastatel selline 60% laenuraha kasutamise määr kõikidest elamispindade tehingutest Eestis oli suhteliselt tavapärane ja mitu aastat järjest. Sellel aastal me oleme seal kusagil 55% juures või mõni kvartal isegi 50% juures, ehk siis jämedalt iga teine kinnisvara ostetakse ilma laenurahata. Et kui me võrdleme seda kas Skandinaavia riikidega või Lääne-Euroopaga, siis Eesti on väga hästi kapitaliseeritud. Et osaliselt see raha, mis see aasta kinnisvaraturule tuleb, on kindlasti see, mis eelmine aasta jäi säästetud. Et Eestis säästud on väga tugevalt kasvanud, siin viimaste kuude baasil, ma peast ei eksi, siis 15-16% aastas. Et see on ligi 2 korda kiirem kui enne koroonat. Ja suuresti see raha on säästetud siis nende kulutuste arvelt, mida ei ole lihtsalt võimalik teha. Eks kui meil on need koroonapiirangud, me ei saa reisida välismaale, ei saa õues süüa, me ei saa kinos käia, ei saa teatris käia, nii edasi, see raha jääb
kõik alles, et säästud Eestis on tugevalt kaldu jõukate inimeste poole ja võib eeldada, et seda raha siis on hakatud investeerima, kuna neil pole lihtsalt mitte midagi muud selle rahaga teha, et mis sa sellest kuskil pangakontol ikka akumuleerid. Just, tuleme tagasi Eesti korterituru juurde veel korra. Sa kirjutad ka oma ülevaates, et kasvasid korterite hinnad septembris 1578 eurot ruutmeeter mediaan hinna taustal. Sa oled välja toonud ka suurimad hinnakasvatajad siis uute korterite eestvedamisel, et võib-olla vaataks korraks need ka üle, et mis linnad need siis täna kõige kiiremini on kasvanud. Ja üllatus, ma selle esimese nimetan ise ära, et Pärnu linnas pluss 32%. Ma saan aru, et igal pool Eestis on tegelikult korterite hinnad tõusnud. Jah, loomulikult, et ma ei oska ise ilma igat administratiivüksust eraldiseisvalt käsitledes kuidagi väita, et kinnisvarahinnad sel aastal kuskil Eesti piirkonnas langenud oleks. Ma arvan, need on igal pool tõusnud, kus rohkem, kus vähem. Et mis Pärnu seda 32% kasvu puudutab, siis see oli igaks juhuks täpsustaks kellegi jaoks, et oli septembris, mitte kolmandas kvartalis. Ja, et igakuiselt väikelinnades hinnastatistika on suhteliselt volatiilne, aga selle konkreetse kuu näitel siis sinna kasvu panustasid eeskätt uued korterid. Ja Pärnus siis uute korterite müük on olnud see aasta oluliselt väiksem kui möödunud aastal. Arvestades, et siis ehitusaktiivsus on taas kasvama hakanud, siis nii järgmiseks kui ülejärgmiseks aastaks võib prognoosida statistiliselt siis suhteliselt tempoka hinnakasvu jätkumist. Et kui me üldiselt vaatame uusi kortereid ja järelturu kortereid Eestis, kas siis olgu selleks keskuseks Tallinn, Tartu või Pärnu, siis sellel aastal selle sama pakkumiste vähesuse tõttu me esimesel poolaastal eeskätt nägime seda, et järelturu linnade kasv oli kiirem kui uute korterite puhul. Ja nüüd me siis oleme nägemas olukorda, kus järelturul hinnakasv on aeglustunud ja tõenäoliselt jätkab aeglustumist, aga samal ajal siis uute korterite hinnad lähevad eest ära. Ja põhiline põhjus selle taga on siis ehitushindade kasv. Seda sa näed sellisel viisil, et igal pool järelturg pigem hinnakasv pigem aeglustub ja uued korterid siis kasvavad pigem. Ja, et me tõenäoliselt näeme eeskätt järgmine aasta seda, kus hinnadiferents uue ja vana vahel läheb jälle suuremaks, kuna inimesed, kes midagi osta tahavad, neil tekib taas valiku võimalus, et kas ta ostab uue või ta ostab vana. Et täna meil on see, kui sa tahad uut osta, siis see valmis saab kas järgmise aasta sügisel või 2023 kevadel. Et kui sul on kohe elamispinda vaja, siis sa pead järelturuga leppima ja see on siis tinginud ka järelturu kiirema hinnakasvu see aasta. Okei. Tallinnas septembris 8,9% hinnatõus, Tartus 6,3%. Need on tegelikult, ja need on nüüd küll ühe kuu pealt ja Mihkel ütles ka, et see volatiivsus on linnade kaupa tegelikult päris suur ja seda kõike peaks vaatama kontekstis ja pikaajalisemalt. Vaataks korraks sisse ka lihtsalt, mis Harjumaal tervikuna, Harjumaa, see tähendab sisuliselt Rae, Saue, Viimsi, Harku, need on olnud sellised ka uusarenduste mõttes üsna aktiivsed piirkonnad. Rae vald on ju vaata, et enamjaolt kasvanud selle uusarenduste baasilt, et mis nendes piirkondades praegu toimub? Arusaadavalt aktiivsed ja võib-olla mõni kommentaar siis sinna. Tallinna lähiümbrus on olnud viimastel kuudel analoogselt suhteliselt aktiivne nagu Tallinn, aga kuna ehitusaktiivsus siis juba enne koroonat oli teatud piirkondades vähenenud, siis me ei ole näiteks viimaste kuude vältel näinud väga kõrget uute korterite tehingute arvu Tallinna lähiümbruses. Et kui siin alates kusagil juunist kuni septembrini see uute korterite tehingute arv Tallinna lähiümbruse piirkondades on olnud keskeltläbi seal kusagil 50 ühiku juures, siis näiteks 2024. kvartalis oli seal keskeltläbi 120 juures. Et need on siis lihtsalt asjaõigustehingud, mida tagantjärgi realiseeritakse. Et täna meil ehitusaktiivsus on taas kasvamas
ja võib eeldada, et siis nii järgmine kui ülejärgmine aasta uute korterite tehingute arv Tallinna lähimurus on tõenäoliselt suurem, kui praegu viimastel kuudel on olnud. Ja kuna Tallinnas kinnisvarade hinnakasv on kiirenenud, siis ma jällegi prognoosiks Tallinna lähiümbrusele väga positiivset turusituatsiooni nii järgmiseks kui ka tõenäoliselt ülejärgmiseks aastaks. Ehk siis tarbijad siirduvad pealinnast väljapoole eeskätt siis odavama kinnisvara tõttu. See on positiivne tõepoolest ja see läheb ka kokku tegelikult kogu selle teemaga, mis me rääkisime, et Aegviidu või Kehra või siis ka, kui rong peaks jõudma Haapsalusse, et nende piirkondade siis selline prognoos on pigem hea, et odavamat kinnisvara tegelikult on jätkuvalt nendes piirkondades. Mis puudutab Tartut, vaataks põgusalt ka Tartu kinnisvaraturgu, mis on toimunud, kuivõrd erineb ta tegelikult muust piirkonnast Eestis, muudest piirkondadest? Kui Tartut võrrelda näiteks Tallinnaga, siis kui ma nüüd koroonakriis mainin, siis ma mõtlen seda, et me oleme sellest juba väljunud, ehk siis see kriis kui selline jäi eelmise aasta, ütleme, kevad-suvisesse perioodi, kui nägime kinnisvaraturul siis tehingute arvu üsna järsku langust. Et täna meil küll pandeemia endiselt kestab, aga kinnisvara või siis majanduslikus kontekstis me ei saa üldiselt rääkida nagu enam mingisugusest kriisist, et see on säilinud ainult teatud tegevusvaldkondades, eeskätt meelelahutuses ja majutuses. Et Tartus selliste majandustegevuste osakaal on väiksem kui Tallinnas ja koroonakriisi mõjuga siis Tartul oli oluliselt leebem. Ja see on ka olnud põhjus, miks Tartu on võrreldes Tallinnaga see aasta näidanud teatud perioodidel sellist aeglasemat kasvu. Et ei ole tulnud mitte sellest, et Tartus kinnisvaraturg ei oleks nii aktiivne, vaid lihtsalt see võrdlusbaas võrreldes 2020. aastaga on olnud oluliselt kõrgem kui Tallinnas. Aga laias laastus kõik trendid, mis Tartus on esinenud ka Tallinnas ja vastupidi. Et mõlemas linnas me ootame üsna tugevat ehitusaktiivsuse kasvu lähiajal, mis viib siis uute korterite pakkumiste arvu suurenemiseni ja see pakkumiste arvu madalseis on omane nii Tallinnale kui Tartule. Ja ka hinnakasvu tempod mõlemas linnas on olnud selle aasta vältel suhteliselt analoogsed, et oleme tüüpkorterite turul laias laastus rääkinud aastasest hinnakasvust seal 20–25%. Ja see jäi siis suures osas aasta esimesse poolde, kus siis kolmandas kvartalis kasv on selgelt aeglustunud. Ja eks nüüd paistab, mis neljandas kvartalis saab. Tõenäoliselt hinnakasv jälle kiireneb, mis osaliselt ongi looajaline, kuna iga aasta sügisesel perioodil tehingute arvu kasv on täiesti tavapärane. Ja ma arvan, et võib-olla kõige eufoorilisem periood jällegi see aasta tuleb napilt enne jõule. Et iga aasta me siis kinnisvarateenuste pakkumise juures näeme seda, et inimestel on mingisugune eriline soov jõuludeks uude koju saada. Kas neid naised kodus survestavad või on selleks mingisugune põhjus, aga see kindlasti tuleb ka see aasta, et detsember iga aastaselt on üks kõrgema, kui mitte kõige kõrgema tehingute arvuga kuu. Ja peale seda siis jaanuar-veebruar hooajaliselt on oluliselt madalama aktiivsusega. Et tänane see väga madal pakkumiste arvu olukord võib viia veel üsna järsu hinnakasvu kiirenemiseni selle aasta lõpus. Nagu sa ütled ka ise, et tavatarbijaks tähendab see tänane olukord paraku seda, et käimas on laiapõhjaline hindade kasv ja see jätkub ka veel lähikvartalitel. No see kindlasti ei ole midagi sellist, mida keegi praegu võib-olla hirmsalt kuulda tahab, sest keegi tahaks osta hirmust, et hinnad tõusevad, peab kähku ära ostma. Ma usun, et kui me räägime Mihkliga kinnisvara ostmisest kodu soetamise eesmärgil, siis kodu tuleb osta siis, kui kodu on vaja ja kodu ostmiseks on võimalused. Kui me räägiks praegu investeerimise eesmärgist, siis see on oluliselt komplitseeritum, millal on õige aeg, nii nagu Mihkel ennem ütles, et kui oleks teadnud, võib-olla oleks mõnda kinnisvara kauem käes hoidnud ja siis võtnud kasumi hiljem, aga see on nüüd hoopis teine filosoofia, et me oleme täna keskendunud siis pigem kodu vaates kinnisvaraturule ja rääkinud nagu sellest. Nii et me oleme katnud, ütleme siis suures pildis Eestit mingite trendidega, pakkumiste madalseisust rääkisime sellest,
et Mihkel tõi välja selle võimaliku ka väljapääsu või ütleme siis järgmise 6 kuu seisu, mis võiks aidata siis, mida Mihkel tõi välja, et on uusi arendusi tuleb ehk nii palju peale, et see toob ka pakkumisi juurde. Hinnad on teinud igal pool hüppe ja võtsime kokku selle, et see kasv on ka jätkuv lähikvartalitel ja tegelikult saigi kõik. Mihkel, kas sul midagi tahad veel lisada? Ja, ma korra seda viimast osa võib-olla täpsustaks, et hindade kasv küll jätkub, aga ma ei prognoosi turuaktiivsuse jätkuvat tõusu. Ehk ma olen pigem positsioonil, et tänane turusituatsioon on selline, kus meil tehingute arv on kõvasti üle pikaajalise keskmise ja vaadates, mis tempos hinnad kasvavad, siis ma ei usu, et potentsiaalne ostjaskond sellega samas tempos järgi tuleb. Et ma arvan, et järgmise aasta esimesel poolaastal turuaktiivsus tuleb allapoole elamispindade lõikes Eestis tervikuna. Ja võib-olla nii, nagu sa ka oma ülevaates ütled tegelikult seda, et selline selgelt buumiv kinnisvarasektor võib-olla selleks, et ta nüüd meie palgaootuste ja kogu üldise majandusega käiks vähegi sama sammu, vajabki teatud korrelatsiooni ja korrigeerimist. Jah, et kui meil siin Tallinnas nüüd sügisel jälle tehingute arv, ütleme, üle 1000 tehingu siin läheb, et seda on liiga palju. Ütleme nii, et meile pikaajalises mõõtmes oleks oluliselt parem, kui see tuleks kusagil 750 kuni 850 tehingu baasile kuus. Et see tingiks aeglasema hinnakasvu, tingiks kinnisvarabüroodele stabiilsema käibe, kinnisvara arendajatele stabiilsema käibe, parema väljavaate sellest, mis tulevikus oodata võib, et selline lühiajaline väga kiire kasv ei ole hea, et ei kinnisvaraturul ega muude varaklasside või turgude lõikes. Et võib-olla mõned näited lihtsalt, et mis elamispindade turul täna toimub, et kui me näiteks 2019 esimest poolaastat vaatame, kus siis mitte mingisugust koroonapandeemia mõju ei olnud, ükski eestlane mingisugusest koroonaviirusest mitte midagi veel kuulnud ei olnud. Et sellel perioodil siis SKP nominaalkasv meil Eestis oli 8,6%. Samal ajal kõikide eestlaste netopalkade kogusumma kasvas 7,1%. Kui me vaatame palju laene väljastati, siis eluasemelaenude käibe kasv samal ajal oli 4,6%. Eks oluliselt aeglasem kui nende sissetulekute kasv või oluliselt aeglasem kui majanduskasv. Ja samal ajal elamispindade käibe kasv oli ainult 2,7%, mis on aeglasem kui kõik need eelnevad näitajad. Kui me tuleme selle aasta esimesse poolaastasse, siis netopalkade kogusumma kasv eestlastel oli 3%. Samal ajal elamispindade käibe kasv oli 56%. Ja samal ajal eluasemelaenude käibe kasv 42%. Ja samal ajal siis majanduskasv nominaalselt oli ka üsna kiire 11%, aga selles suhtes, kui me võrdleme näiteks inimeste ostujõudu või majanduse arengut seoses sellega, mis toimub laenude turul või elamispinnade turul, siis me oleme nagu selgelt maha jäänud mingisuguses segmendis, et see ei ole jätkusuutlik, et see asi võiks nagu kiiremas korras maha rahuneda, et eks meil siin majanduses tervikuna on igasugu tasakaalustamatus see aasta olnud, et tänaseks on see jõudnud nii-öelda energiahindades, kohe varsti jõuab toidukaupade hindades, kuna puuvilla hind on tugevalt kasvanud, siis varsti on see ka rõivastes, et see nii-öelda jama kestab siin veel tükk aega ja kui veel uued piirangud peaksid ka globaalselt igal pool tulema, mis mingisugused tarneahelaid jälle mõjutama hakkavad, siis ka järgmine aasta on veel väga kiire inflatsioon. Et eks paista, mis saab, et selliste pikaajaliste prognooside tegemine täna on suhteliselt keeruline, et see on ainult paari nädala küsimus, kui mingisugune uus probleem, mida keegi kas ei ole tähele otseselt pannud või millest keegi rääkida ei ole väga tahtnud, et äkki läheb niimoodi, et seda ei teki, aga siis ikkagi tekib, et selline suhteliselt ärev olukord on, et investorid hirmsasti ootavad, mis keskpangad ülemaailmselt teevad, et mõned on juba intressimäärasid tõstma hakanud. Euroopa sinna ei taha veel midagi tõsta, et eks paistab, kas keegi nii-öelda eksib või ei eksi ja mis varahindadega teeb ja mis siis saab, kui neid intressi lõpuks tõstma hakatakse. Et eks paistab.
aga täna nagu lihtsalt rahas istuda ma ei soovitaks siiski, kui keegi investeerimise peale mõtleb. Selline kainestav 5 minutit siia lõppu. Ma olen Mihkliga täielikult nõus. Ma arvan, et igasugune buum ja ülekeemine tavaliselt lõpeb sellega, et keeduvesi saab otsa ja sellepärast ongi vaja nagu õppida vett juurde lisama, et me saaksime, majandus toimiks. See oli kinnisvaraturu ülevaade. Mihkel Eliste, Arkovara kinnisvarabüroo analüütik ja kutseline hindaja. Hindajatel on täna käed-jalad tööd täis, nii et Mihkel, ma usun, et sinugi päev on täna täis objekte ja ka hinnastamist ja eksperthinnangute siis valmis kirjutamist. Jah, täpselt nii. Hindamisteenusel tõenäoliselt läheb paremini kui kogu selle kasvutsükli vältel kokku, et praegu omakorda seda teenust hinnakasvu ja järjekordade pikenemist on võimendanud see, et paljud hindajad peavad nii-öelda eksamile minema, et täpselt samamoodi, et samasugused probleemid nagu majanduses tervikuna on ka kinnisvara hindamise sektoris, et teatud inimesi lihtsalt ei ole. Ja sellist uut värbamist kiirelt teha selles sektoris ei ole võimalik, nagu kõik teavad, et tänavalt kinnisvara hindajaid korjata ei saa, otse koolipingist ka mitte, et kogu see protsess võtab aega ja selles suhtes selles sektoris täna olla ise on väga hea, et ei saa loomulikult kurta, et kinnisvaraturul üldiselt läheb teadupoolest väga positiivselt, et see puudutab kõiki tegevusvaldkondi, et olgu selleks siis kinnisvara haldus või hooldus või hindamine või vahendusteenused. Et kes täna nagu turul hakkama ei saa, et siis peaks nagu elu üle järele mõtlema. Et selles suhtes aeg on hea ja täna nagu on võimalik oma äri kasvatada, et ükskõik mida sa kinnisvarasektoris teed, et täna inimesed on oma kulutuste tegemisel ka oluliselt leebemad ja kuna järjekorrad on pikad, siis nad on nõus kõrgemat hinda tasuma, mis jällegi omakorda võimendab seda palju räägitud inflatsiooni. No tarneahel on jõudnud igale poole, et tarneahela probleemid, et järjekorrad on sageli 2-3 nädalat, et saada ka eksperthinnang kätte, aga selline on turg ja ma arvan, et selle võib kokku võtta sellega, et inimene on selles mõttes väga unikaalne, ta on loodud olema paindlik ja eks seda paindlikkust praegu me siin harjutame. Nagu Mihkel ütles, mõnda uudist arvad, et ei tule, aga siis 2 nädala pärast tuleb, nii et sellise paindlikkuse meeleolus me siis võtame selle podcasti kokku ja soovime kõigile vaatajatele, kuulajatele edukat siis kinnisvara nii investeerimist kui kodu ostmist ja kui vajate täna hindamist, siis paraku tuleb oodata või arvestada väikese viivitusega, aga kindlasti kõik tööd saavad tehtud ja kui teil on küsimusi, siis saatke kas otse Mihklile või ka selle siis video alla ja me vastame teile. Aitäh!